Kultuurisõda ehk süstemaatiline rünnak tervemõistusliku maailmatunnetuse vastu on meie hinnangul lihtsalt külm tõsiasi. Järgnevalt kuuleme, mida arvavad sellest teised ühiskondlikud ja religioossed mõtlejad. Olukord on traagiline, läheneb mingile väga katastrofaalsele niisugusele sündmusele või kokkupõrgetele. Ja siin nüüd räägitakse kultuuride sõjast. Kultuur ei ole midagi niisugust, ütleme, raamatutest keegi õpib ja leiab omale midagi, vaid sellel on väga sügav taust tuhandetes aastates. Need on kogemused, mis on talletunud, mida on kogetud ja mida on põlvest põlve edasi antud ja millel on ainult üks eesmärk. See on elu säilitamine ja elu hoidmine. Seda kosmilist emadust sümboliseerib ju Euroopa kultuuris Neitsi Maarja Jeesus lapsega emadus. Ja kui me mõtleme ainult näiteks Idakiriku patriarhi valitsuskepile, piiskopi sauale, siis seal on kaksikspiraal ja selle otsas on ümmargune muna, mis on käbinääre ja kahel pool on siis kaks ajupoolkera. Nii et kirik kui kõige vanema traditsiooni tundja ja hoidja teab, et see elu, mis on maa peale toodud, kaksikspiraal on siis see kuulus DNH ja kosmiline ema, kes hoiab last, kes on hübriid ise, ühelt poolt siis maineolend, teisalt siis kosmiline väljastpoolt tulnud, et see eluterviku hoidmine siin maa peal, see ongi traditsiooni ülesanne ja kultuur ongi traditsioon. Kultuur vaatab alati minevikku, toetub minevikule, realiseerib seda olevikus ja teiselt poolt vaatab tulevikku. Ja selleks, et see tulevik oleks ja tuleks, selleks tuleb mineviku traditsiooni tunda, tuleb tagasi vaadata ja antud hetkel olevikus traditsioon edasi anda kasvavale põlvkonnale, mis loomulik oleks, et ta kasvabki selle traditsiooni sees. Seetõttu küsimus kultuurist on küsimus eksistentsist, olemasolust, alles jäämisest täiesti füüsilisel kujul. Kui me tuleme nüüd Eesti juurde, siis Eestit ähvardab sõna kõige otsesemas mõttes eksistentsist ärakukkumine, olematuks muutmine. Eesti rahvas sureb välja. Et kas see on seotud kultuuri langusega? Kas see on seotud selle kultuurisõja tulemusel oleva kultuuri langusega? No Eesti on siin ida-lääne piiririigina omapärases olukorras, nagu üks luuletaja on kunagi öelnud siin nõukogude ajal juba, et innud on idast ja maneerid on läänest. Aga ma näitan midagi, kuna meil on võimalus filmis näidata. Siin on rida vappisi. Ja nende vappide peal kujutatakse 800 aastat Eesti ajalugu. Alates siis 13. sajandi algusest. On Eestis olnud nüüd juba siis 15. poliitiline võim. Ja Eesti tragöödia on selles, et iga poliitilise võimu vahetumisega muutub ka siin kõik. Eesti on, ütleme siis niimoodi, et ei ole saanud iseseisev olla. Ta on alati see, missugune on parajasti see lipp. Viimane lipp on mul siin kirjutatud Eesti Vabariik 1990. 2004. Tähendab, et nii minu kui ajaloofilosoofiaga tegeleva inimesele Eesti Vabariik de jure ja de facto lõppes 2004. Ja kui mul oli juttu kunagi Eesti Vabariigi põhiseadusest härra Endel Lippmaaga, siis Endel Lippmaa ütles mulle, et seda dokumenti ei tohtivat tõsiselt võtta. See olevat normdokument, mis peab olema, aga et tegelikus elus ei maksa eriti nii teda tõsiselt
võtta. Nii et see oli siis akadeemiku arvamus 90. aastate keskpaiku, kui meil olid tihti kohtumised ja vestlesime nendel teemadel. Ja seetõttu Eesti tragöödia on selles, et Eesti käib ajaga kaasas alati, sest Eesti elufilosoofia on kujunenud nende lippude alusel. Ajaga peab kaasas käima ja kui nüüd kummalisel kombel toimuks Eestis üleöö poliitilise võimu muutus ja hommikul avastatakse, et kellegi X võõrriigi väed on Eesti okupeerinud ja on uus valitsus või uut valitsust pole vajagi, siis see sama valitsus üleöö hakkab rääkima teist juttu ja kõik koogutavad teisele poole. See on Eesti ajalooline traagika. Nii et mina olen näinud juba oma eluaja jooksul küpses eas mees 6 poliitilist võimu ja ma ei tea, palju rahaühikuid vahetunud on. Ma näen kõiki kaduvatena tulevad ja lähevad ja selleks, et selles muutuvas maailmas püsida, peabki oma traditsioonidest sellest kinni hoidma, mis on tuhandete aastate jooksul läbi proovitud. Ja sõna otseses mõttes elada elu tunnetuslikult ja selle realiseerimises esivanemate traditsioonide kohaselt, mis koondub kõik ühte kohta elu säilitamiseks. Perekond ja veel kord tugev perekond. Kui tahame hävitada ühte rahvast, siis tuleb hävitada perekond. Siis on kõik. Perekonda hävitame naisõiguslusega, ässitame naised meeste vasta, laste õigustega ässitame lasted üldse vanemate vasta ja edasi läheb juba kõik ise ja nüüd praegu see protsess ongi käivitunud, mis juba ise läheb. Eesti ühiskonnas on väga tõsised vastuolud. Ühelt poolt räägitakse meile mingisugustest läänelikest ja euroopalikest väärtustest ja siis vastandatakse neid nii-öelda traditsionaalsetele väärtustele. See on üks omamoodi retoorika. Mis on üldse läänelikud või euroopalikud väärtused? Euroopalikud väärtused on ikka need, mis on tuhandete aastate jooksul olnud. Kui pärast Rooma impeeriumi langust taastub renovatio impeeri Karl Suure ajal frankide territooriumil ja Euroopa kultuuri hiilgesajand, ütleme 10. sajand otoonide renessans, siis see on ju puhtal kujul kristlik religioon, mis võttis ka kokku kristluse eelse ajastu kogemuse, säilitas selle. Ja nii on hellenism ja katolitsism on tegelikult Euroopa ja seega tuleb vahet teha euroopalike väärtuste, mis kuuluvad kindlasti kõrgkeskaega ja Euroopa Liidu väärtuste, mis nendele täielikult vastanduvad. Aga kogu see niisugune poliitpropaganda demagoogia ongi selles, et me nimetame vale asja siis selle vana nimega, poeme selle vana nime taha peitu, nagu oleksid antieurooppalikud väärtused või need uusväärtused oleksidki Euroopa väärtused. See on niivõrd ilmne vale, et kas sellest tõesti aru ei saada. Mida me peaksime tegema, et suunata kultuurisõja tingimustes Eesti õigele, paremale teele? Kõige lühemalt ja karmimalt öeldes, vabaneda sellest meeletust orjameelsest lömitamisest iga uue võimu ees ja jääda iseendaks. Ja kui me iseendaks jääme, siis neid võime võib siin tulla ja minna nii palju kui tahes, see lippude rida võib edasi minna. Me oleksime siis murdumatud. Seega kõige aluseks ei ole mitte kui rääkida sellest Maslow püramiidist, mis lähtub ainult siis esimene see aste oli ju toit ja füüsiline allesjäämine. See ei ole esimene aste. Esimene aste on elu ja olemasolu mõtestatus. See, millel kõik seisab ja millest kõik lähtub. Ja kui see alus puudub, mida nimetatakse siis kosmiliseks sidemeks või religiooniks või elu kosmiliseks mõtestatuseks.
kui elu muutub mõttetuks inimestele, siis nad ei hooli enam elust. Ja Eesti ühiskonnas väljendub see praegu ka selles täielikus hoolimatuses oma tervise suhtes ja see väljendub väga teravalt liikluses. Täielik hoolimatus. Ei endast ei hoolita, ei teistest ei hoolita. Elul kui sellisel ei ole enam mõtet ega väärtust kõrgemas mõttes. See tähendab kultuuritust. Jah, see ongi kultuuritus. Tsivilisatsioon vaatab ainult tulevikku ja räägib ainult tulevikust. Kultuur vaatab alati minevikku, toetub sellele, toetub tuhandete ja tuhandete aastate kogemusele, mille kõige eesmärk on alles jääda, aga mitte alles jääda ükskõik mismoodi, vaid alles jääda oma kultuuri sees oleva inimese, perekonna ja rahvana. Ja see ongi see, mis on põlvest põlve. Nii kui see katkeb, me ei saa üldse enam rääkida kultuurist.